millega sa oled tegelenud ja kuidas sa tegelikult üldse ettevõtluseni jõudsid ja kas just nimelt see selline koolitamine ja kodukad oli üldse see kõige esimene asi, mida sa tegid? Ja see teekond tegelikult ongi, see sai alguse siis võiks öelda 97. aastast. Wow. Ehk siis siuke lahe koht nagu Kadakaturg. Ja ma mäletan. Ja seal käisid siis Hordide Viisi soomlased. Seda ma ka mäletan. Ja mind kutsuti sinna õnne kombel müüjaks, aga mitte müüma neid tavapäraseid nodi, mis seal kõik putkad täis olid, vaid siuke eriline ärimudel oli. Et Inglismaalt olid 2 innovatiivset kutti tulnud Eestisse, vaatasid, et siin on vingelt võimalusi ja hakkasid tegema siis sellist demonstratsioonmüügil põhinevaid tooteid tooma maale. Ja nende müügistrateegia oli see, et vastupidiselt sellele, kuidas teised boksid olid täis igasugust nodi, et sa võisid sealt tule Mihkli osta ja siis ma ei tea, vihmavarju ja sokid ka veel on ju ühest samast kohast, siis nendel oli ühes putkas ainult üks toode. Ja kogu mäng käis seal ühe toote ümber. Ja minu esimene müügitoode oli siis massaažileppadriinud. Ma arvan, et mõnedel inimestel siin Eestis on võib-olla kuskil riiulil tolmuma jäänud, siuksed puidust massaažileppadriinud, millega sai teha endale ja teistele. Ja mul on isegi olnud selline. Ja see oligi minu esimene selline täielik, ma ütleks mitte nagu selline varvaste vette panemine kuskil mõnusas hubases saunatiigis on ju koduses, vaid tegelikult see oli mingis mõttes nagu natukene, minu jaoks eriti, nagu ookeanisse hüppamine, korraga ujuma hakkamine, sest ma olin Võrust pärit on ju, väike mingi, ma ütleks maakas, kes tuli nagu siia Tallinna linna on ju elu õppima, ma olin 17-aastane tollel ajal. Ja sealt sai alguse, et see oli siukene esiteks hästi hea julguse proov, sest ma tõesti pidin reaalselt müüma soomlastele, ilma et ma oskaks soome keelt. Neid massaažileppadriinusid ja väga agressiivsel meetodil, mida tollel ajal Eestis eriti agressiivne. Tänapäeval me oleme harjunud, et need LHV poisid ja maaklerid on seal kaubanduskeskuses ja tahavad nööbist kinni krabada, aga sellel ajal siukest stiili ei olnud ja inimesed ei olnud harjunud siukse stiiliga. Aga mina siis sain kohe vaata, naksti sellest müügisoonele nagu pihta. Ja sealt edasi siis ettevõtluseks läks niimoodi asi, et ühel hetkel oligi, et selline uus mõtteviis tolle aja kohta läks ümber niimoodi, et kuule, aga ma ei pea ju nagu palka saama jutumärkides siin on ja siis nagu palgalisena olema. Ma võin pakkuda teile teenust, nagu müügiteenust. Ja 24-aastaselt ma asutasin oma esimese OÜ ja sealt hakkas siis see, et väga turvaline üleminek, et mul olid nagu nii-öelda kliendid kohe olemas on ju ja töökoht olemas ja töökohas piisavalt ka praktiseeritud, aga lihtsalt see formaat muutus. Et kui varem olin ma siis, kes teenisin nii-öelda palka, siis nüüd ma pakkusin teenust nagu müügiteenust, et sealt sai kogu asi alguse.